Aga Mikk Lõhmus ja ma tutvustan teda siis Lääne-Nigula endise vallavanema, praeguse siis volikogu liikmena. Ja ka üks väga põnev teema, mis minu infoväljas on ka üks konfliktne, ehk siis kuidas saavutada kogukondade toetus uusarendustele. Ja ma annan siis Mikule sõna, et tema on tegelikult avaliku halduse magister, on teinud sellise magistritöö detsentraliseeritud halduskorralduse mudel kohaliku omavalitsuse üksuses ja nüüd on siis ka doktoriõppes ja doktoritöö on siis avaliku halduse detsentraliseerimine Eestis. Ehk siit võib häid mõtteid ja ideid küll tulla, nii et ole hea. Aitäh! Tõepoolest teema, mis mul on, et kuidas saavutada kogukondade toetus uusarendustele, on selline ääretult intrigeeriv, ääretult põnev ja tegelikult ju Eestis ka väga aktuaalne. Ja seda ettekannet ette valmistades tegelikult ma olin kohati päris tõsiste dilemmade ees, et kuidas seda teemat ja mis otsast peaks ette võtma. Aga kui me võtame nüüd ühe kohaliku omavalitsuse, siis me näeme, et üks kohalik omavalitsus ühiskonnas esineb väga mitmetes rollides ja väga mitmetel tasanditel. Et see kohalik omavalitsus, kõigepealt selline kogukondlik roll ühiskonnas, ehk see ongi täpselt see, millest siin hästi palju varem on räägitud, märkamine, kaasamine, ühistegevus, lepitamine, kohalik omavalitsus kui erinevate avalike teenuste pakkuja ja kolmandaks kohalik omavalitsus kui selline siis keskkonna looja, olgu see siis ettevõtluskeskkond, erinevad võrgustikud, elukeskkonna kujundamine. Ja kohaliku omavalitsuse ju dilemma ongi selles, et need erinevad omavalitsuse rollid võivad olla erinevas olukorras omavahel vastuolus. Ja kui me räägime näiteks arendustegevusest, siis kohalik omavalitsus ühest küljest peab looma selle kas ettevõtluskeskkonna või kujundama võib-olla seda looduskeskkonda ja teisest küljest on see kogukond, kellel on omad huvid, kellel on oma nägemus asjadest ja kui need kaks siis nägemust omavahel kokku ei lähe, ehk näiteks ettevõtjate soov mingite arenduste järel, teistpidi see kogukonna soov, kogukonna nägemus oma piirkonna tuleviku eest, siis on need konfliktid kerged tekkima ja omavalitsus peabki olema vahel see puhver, kes peab võimaluste piires need erinevad huvid üksteisele lähestikku tooma, kui see põhimõtteliselt võimalik on. Ma ise jagasin erinevad arendused tegelikult kolmeks. Esiteks arendused, mida me võime nimetada siis positiivseteks. Ma räägin nüüd sellest nägemusest võib-olla kogukonna silma läbi. Arendused, mis on neutraalsed kogukonna seisukohalt ja kolmandaks arendused, mis on kogukonna silme läbi problemaatilised. Ja võib-olla ongi küsimused, mida peaks selle ettekande käigus lahendama, et missugused on need osapoolte huvid ja ootused, mis hetkest muutub põhjendatud vastuseis mingile arendusele, selleks kuulsaks nimbi efektiks või vastupidi, et kuidas leida siin see tasakaal ja missugused võimalused tegelikult nende erinevate vastasseisude lahendamiseks üldse on ja missugused peaksid erinevate osapoolte rollid siin olema. Ja ma toon 3 sellist näidet, praktilist näidet Lääne-Nigula valla näitel. Üks, mida kõik arvatavasti on kuulnud, on Turba-Haapsalu raudteeliini rajamine. Täna teatavasti on see raudtee jõudnud nii-öelda idee staadiumist reaalsesse ettevalmistusstaadiumisse, käib raudteetrassi projekteerimine ja kui me võtame nüüd Läänemaad, siis kogukonna silme läbi on raudtee ikkagi
valdavalt pigem positiivne arendus. 2017 kehtestati raudtee teemaplaneering, aga teatavasti teemaplaneering on juba oma olemuselt suhteliselt üldine dokument, ta väga palju üksikasju ei käsitle, näitab ainult seda, et näed, siin see raudteekoridor on, jookseb läbi asula, aga hulk teravaid küsimusi, mis tegelikult ühe raudteearendusega kaasnevad, need tegelikult tulevad ju alles välja konkreetse projekteerimise käigus. Kas see on selleks siis mingisugused väiksemad raudteeületuskohad, elamutele ligipääsud, põldudele ligipääsud ja nii edasi ja nii edasi. Ja täna me olemegi selles staadiumis, kus me peame ühelt poolt raudteega, teistpidi kogukondadega läbirääkimisi nende kõige sobivamate lahenduste leidmiseks. Ja kui siin eelmalt Elva esindaja rääkis piirkonnakogudest, kes Elva vallas toimetavad, siis Lääne-Nigula vallas on olemas selleks siis piirkondlikud kogukonnakogud, kes siis vastava piirkonna kogusid esindavad, kuhu kuuluvad näiteks külavanemad, asutuste hoolekogude esindajad, ettevõtjate esindajad, volikogu esindajad. Ja raudteearenduse puhul me olemegi põhilise rolli, selle vahendaja rolli, läbirääkimiste rolli pannud siis piirkondlikele kogukonnakogudele. Et meil on raudtee läbi 3 asulat, Risti, Palivere, Taebla ja siin on nagu hästi suurt rolli mänginudki need piirkondlikud kogukonnakogud ehk kogukonnad, mille kaudu me oleme siis raudteega kokkuleppeid ja üritanud saavutada, et see raudteearendus tõepoolest jätkuks sellise positiivse arendusena, et konkreetsete juhtumite lahendamisel ei muutuks näiteks kogukondade vastuseis teatavatele küsimustele, ei muutuks seda raudtee enda projekti siis takistavaks. Ja meie kogemus, ma leian, on selles osas olnud hästi positiivne. Tõepoolest, ma tahaks nagu isegi eraldi välja tuua Palivere kogukonna kogu raudtee läbi Paliveret praktiliselt keskelt. Et tõepoolest selline rääkimine, suhtlemine, osapoolte ärakuulamine, lahenduste otsimine on nagu selles mõttes ääretult oluline see toimuks koha pealt, et seda on valla keskelt tasandilt väga keeruline juhtida. Aga just koha pealt, kus on kohalikud inimesed, kes nii-öelda suuvad need teemad kogukonda viia, et seal on võimalik ka keerulisematele probleemidele lahendused leida, et see viimane kogukonna kogu koosolek, kus raudtee teemaga tegeleti, kestis vist lõpuks üle 5 tunni, kus tõepoolest sisuliselt mindi juba niimoodi väga üksikute teemadeni, üksikute majapidamiste teemadeni, aga inimesed said oma küsimustele vastused. Teine arenduse teema, millest tahaks rääkida, on Niibi-Raba turbatootmise teema. Et see samamoodi võib olla isegi omavalitsusinimestele veidi tuttav teema. Niibi-Raba on pikka aega olnud selline kohapealne murekoht, eriti nende külgnevate külade veeprobleemid ja joogivesi teatavasti on selline teema, et kui seda ei ole, siis on väga raske ka seda koha peal ju elada. Ja seal Keskkonnaamet tahtis anda välja täiendava kaevandamisloa uue ala peale. Külaselt sellega nõus ei olnud, kuna veeprobleemid olid lahendamata. Lääne-Nigula vallavolikogu tõepoolest tegi eitava otsuse, andis eitava arvamuse kaevandamisloa pikendamisele. Ja ettevõtja selle asemel siis, et asuda läbirääkimiste kogukonnale, andis kogu selle teema kohtusse. Vald samal ajal paralleelselt siis tellis uuringu KIK-i kaasabil, et välja selgitada, kuidas üldse neid veeprobleeme oleks võimalik piirkonnas lahendada. Ja tõepoolest see kohtuskäik, kui neid aastaarve siin slaididel vaadata, keskis ikka õige mitu aastat, kuni ta tipnes siis 2019 lõpus Riigikohtu otsusega, millega tegelikult Lääne-Nigula valla kassatsioonikaebus rahuldati. Ja tegelikult Riigikohus ütles, et omavalitsusel on õigus tõstatada veevarustusega seotud küsimusi kaevandamisloa käigus.
aga samal ajal oli ju ettevõtte sisuliselt 1,5 aastat juba 2 aastat kaotanud lihtsalt vaidlemisega. Ja samas kogukonnas oli selline ootus, et nad tõepoolest isegi võib-olla ei oleks sellele kaevandamisele vastu, kui need veeküsimused oleksid lahendatud. Ja siit järgnesidki läbirääkimised valla eestvõttel Keskkonnaameti, Salaja küla seltsi, Lääne-Nigula siis valla vahel ja siis OÜ Kekkila Eesti vahel, kes oli siis ettevõtja. Ja need kestsid veel teine sisuliselt 2 aastat, nii et kui te need kuupäevi jälle vaatate, siis eelmisel volikogu istungil märtsikuus siis volikogu nõustus nüüd kaevandamisluba pikendama, andma välja uue kaevandamisloa, kuid sellele eelnes siis poolte vahel allkirjastatud kokkuleppe veevarustuse parandamiseks Niibiraba külade piirkonnas, kus ettevõtja kohustub siis välja ehitama uued puurkaevud, torustikud, rakendama eraldi seiresüsteemi. Et tegelikult oleks ettevõtja kohe arvestanud kogukonna ootustega ja valla ettepanekutega, siis oleks kokku hoitud õige mitu aastat. Ja teisest küljest, kui kõikidel osapooltel lõpuks on tahe jõuda mingisuguse lahenduseni, siis praktika näitab, et selle lahenduseni tegelikult ka jõutakse. Aga nii-öelda asi, mida nagu meelde jätta, on see, et see kohtus käimine tavaliselt võiks olla see kõige viimane abinõu ja see tegelikult kokkuvõttes lahendusteni üldreeglina ikka lähemale ei vii, et pigem lükkab neid lahendusi mitu aastat edasi. Ja kolmas näide, mis on tänagi veel aktuaalne ja kindlasti olete samamoodi sellest ajakirjandusest kõik lugenud, tuuleenergia eriplaneering Risti piirkonnas. Projekti tajuti kogukonnas võib-olla alguses pigem neutraalsena. Hiljem muutus see suhtumine ja hoiak negatiivseks, probleemseks. Ja võib-olla seal oli probleem jälle selles, et arendaja oli juba varem ostnud ära endale sobivad krundid, kuhu seda tuuleparki rajada. Samal ajal eriplaneeringu protsess eeldab ju oma olemuslikkuselt ikkagi erinevate võrdlevate alade vahel valikute tegemist. Ja samamoodi see jäik hoiak, mida arendaja kompromisside tegemisele algul välja tõi, süvendas seda negatiivset tausta. Siin on küll üks väike viga, et on 2020 suvel-sügisel olid need arutelud. Kokkuvõttes tipnes see ka päris ulatusliku allkirjade kogumise kampaaniaga ja sellega, et volikogu lõpetas siis 2021 jaanuaris siis selle eriplaneeringu menetluse. Aga ma ei tahaks nüüd konkreetselt selle konkreetse planeeringu sisusse süübida, pigem toon nüüd välja mõned olulised järeldused, kokkuvõtted, mis võiksid olla abiks selliste erinevate arenduste menetlemisel ja erinevate osapoolte kokkuviimisel. Kõigepealt muidugi see, et igasugune kaasamine ja koostöö, kaasa arvatud siis ka arendustega tegelemisel on ikkagi väga tõsine lego ladumine ja see rätsepatöö, mis ongi igal pool isesugune ühtset ja konkreetset mustvalget reeglit, kuidas seda teha, seda ei ole, igaüks peab leidma selle oma lahenduse ja need ei pruugi erinevates kohtades üldse ühesugused olla, on ka kogukonnad erinevad, probleemid erinevad, lähtepositsioonid erinevad. Samamoodi tuleb alati ju arvestada seda, et kogukond, inimesed seal, kus nad täna elavad, seal tahavad nad ka tulevikus edasi elada. Ja selles mõttes on teatud skeptitsism kogukondade poolt on tegelikult täiesti inimlik, arusaadav ja seda ei tohiks nagu üheski protsessi etapis kuidagimoodi halvustada, vaid võtta pigem sellise paratamatu lähtepositsioonina. Rõhutan üle ka
päris mitmes varasemas ettekandes teemaks olnud asjaolu, et tegelikult tugevad kodanikuühendused ja eriti organiseerunud kodanikuühendused on omavalitsusele väga tugevaks partneriks ja abistavaks partneriks ka kõikvõimalike arendustega tegelemisel. Et palju lihtsam on asju arutada, kui sul on mingi konkreetne kogu, mittetulundusühing, seltsing, kui hakata mingisugust probleemi lahendama määratlemata hulga isikutega, kes on organiseerimata, et see on nii arendajale kui kohalikule omavalitsusele probleem, et kujundades endale tugeva kodanikuühiskonna, siis tegelikult loob vald endale ka väga selge sellise aluse ka kogukonnaga tegelemisele ja väga selge aluse sellise nii-öelda tugeva aluse läbirääkimiste pidamiseks, ja kõikide küsimuste lahendamine on selles mõttes keeruline. Ei ole keeruline. Ja võib-olla hästi oluline on rõhutada seda, et ükski arendus ei ole iseenesest hea ega halb. Et hästi oluline on see, et ka õigeid asju, mis tunduvad õigeid, tuleb teha õigesti ja seadustes kinni pidades. Et kui meil on see rohepööre hästi oluline, siis tähendab seda, et kõik rohepöördega seotud planeeringud ja arendused sellepärast iseenesest head on. Et see ei muuda neid iseenesest heaks. Et siin tuleb vajadusel läbi rääkida ja leida kohti erinevateks kompromissideks. Ja nüüd mõned sellised üldisemad soovitused, kuidas arenduste planeerimisel võiks edasi minna. Esiteks see, et kavatsused peavad võimalikult varajases staadiumis selged olema. Et tõepoolest tuleb, see on nii soovitus nii arendajale kui soovitus omavalitsusele ja ka soovitus kogukondadele, et peab võimalikult varajases staadiumis selged olema, mida siis lõpuks tahetakse, kuhu tahetakse välja jõudu ja mida tahetakse teha. Et igasugune selline infohäma igas etapis tekitab ainult umbusku osapooltes. Siis jällegi eelnevates ettekannetes hästi tugevalt rõhutatud teema, et kõik osapooled ja neid tuleb kohelda austusega, tuleb kohelda võrdse partnerina. Et see, kui me hakkame vastaspoolt halvustama, kui me hakkame ütlema, näed, sinna kuuluvad need on ju üldse sellised kummalised tegelased ja mida nad üldse asjast teavad ja mida nad seal hullutavad inimesi. Tegelikult see meid edasi ei vii. Vastaspoole ründamine ei vii kunagi ühtegi protsessi edasi. Et see on pigem väga paljude selliste vastasseisude alus, et kahjuks selles tuuleenergia protsessis mõlemad pooled tegelikult läksid ühel hetkel ründavaks ja siis on juba lahenduste leidmine tegelikult väga keeruline. Samamoodi, et ka soovitus ja kõikidele arendajatele, et tegelikult peab olema paindlik, peab olema valmis läbirääkimisteks, peab olema valmis välja käidud lahenduste muutmiseks, et ei saa olla niimoodi, et jäigalt öeldakse mingisugused parameetrid mingile arendusele ette ja siis ei soovita neid ka muuta, öeldakse, miks me seda muutma peame, et võib-olla tuulikute puhul tõstame mõnisada meetrit siia või sinnapoole. Tegelikult peab suurte arenduste puhul olema osapooled valmis kompromissideks, et ilma kompromissideta jällegi ühtegi suurt arendust ei tee. See sama Niibiraba näide oli selleks heaks näiteks, kus tegelikult tegid ju mõlemad pooled olulisi kompromisse. Küla oli nõus aktsepteerima kaevandust, külaselts ja külad ja kaevandaja oli nõus tegema täiendavaid päris suuri lisakulutusi, et oma arendus käima lükata. Kuidas tekitada suurarenduste puhul omavalitsuste ja ka kogukondade huvi? Ma mõtlen nüüd tõsiselt suuri arendusi, mitte mingi 3-4 maja ehitamist kuskile. Et siin on väga oluline ikkagi arendaja nii-öelda sisuline koostöö kogukonnaga, võib-olla tasuks teatud arenduste puhul kaaluda ka kogukonna või omavalitsuste
kaasamist arendusse, kas või näiteks mingi ühisettevõtte näol. Et noh, neid mõtteid, neid peab igaüks ise leidma ja ise läbi rääkima, aga kogukonnale on vaja tekitada tunne, et nad sisuliselt ise on asjasse kaasatud, neil tekib endal huvi selle asja vastu ja lihtsalt olukord, kus nad ise tunnevad, et nad ei saa protsessi mõjutada, on juba oma loomult selline vastuseisu tekitav. Ja võib-olla üks viimane, mis ma siin veel ette toon, seesama kohtu teema, et tõepoolest nagu meie praktika näitab ja võib-olla näitab ka teiste praktika on see, et ega tegelikult kohus kohus ei tee neid kompromisse, kohus tegelikult ei saavuta neid kokkuleppeid, et kohus on tõepoolest üks selline etapp, kus võib-olla mingites juriidilistes küsimustes võib saavutada mingisugused lahendused, aga kokkuvõttes lõpptulemusena ta lahendusele ikkagi üldreeglina lähemale ei vii, et alati on eelistatud ikkagi läbirääkimised ja see kompromissi saavutamise valmidus, et seda tahaks nagu väga rõhutada, vähemalt meie näidete puhul lihtsalt kaotati kohtus käimisega väga palju väärtuslikku aega. Aga nüüd ma vaatan, et aeg on põhimõtteliselt läbi, et ja küsimusi kindlasti on palju, et nendele siis võimaluste piires vastata. Küsimusi on tõesti siin tulnud ja Raivo Küüt on arvanud, et väga head näited, kuidas teie olete neid keerulisi probleeme lahendanud ja tõepoolest ma ühinen tema seisukohaga. Valitsus on hetkel arutamas nõndanimetatud taluvustasu teemat kogukondadele. Kas sa näed selleks vajadust? Ma näen selles mõttes vajadust küll, et mingid selgemad mängureeglid peaksid olema. Et praegu on neid taluvustasusid ju väga erinevalt lahendatud, küll erinevate arendaja poolt moodustatud MTÜ-de kaudu ja nii edasi, aga sellist üldist õigusselgust selles osas ei ole, et just eeskätt just siin enne oli juttu sellistest korruptsiooniriskidest, et selles plaanis võiksid nagu mingisugused selgemad reeglid olla, et anda siin osapooltel kas või see kindlus, et nad liiguvad nagu õiges suunas. Samas ma ei teeks neid ülearu jäigaks, et ma annaks ka siin võib-olla erinevate variantide vahel valida või et nad ei oleks nagu arendused on väga erinevad ja teemad on väga erinevad, et see, mis kehtib näiteks tuuleenergia puhul, ei pruugi kehtida kaevanduste puhul. Ja, väga hea. Lääne-Nigulas, ma lugesin internetist enne, kui ma uurisin natuke sinu kohta tausta, et Lääne-Nigulas oli rahastamine külade kaupa ehk siis külamajade toetus ja projektifond. Kuidas sellega on nagu läinud? Seal oli see põhimõte, et küla võiks ise otsustada, mida ta oma rahaga peale hakkab. Jah, põhimõtteliselt see töötas väga hästi ja me olemegi nagu üldreeglina üritanud vältida, et me kirjutame väga selgelt ette, et see on selle kogukonna usaldamine, et mida ta oma selle toetusega peale hakkab, et selline väga lõpuni erinevate dokumentide nõudmine väga kindlatele tegevustele, et ja summad on üldreeglina hästi väiksed, et ma arvan, et see ei õigusta ennast, et pigem usaldada kogukondi. Aga mul on ka üks selline küsimus ka, et kuidas te olete hakkama saanud või äkki teil polegi vallas sellist juhust olnud, et kuidas olete hakkama saanud üksikute kiusajatega, keda tegelikult väga ei huvitagi, mis iganes see vastus on. Ta lihtsalt põhimõtteliselt ei taha ka mingisugust hüvitist saada, aga ta lihtsalt seisab vastu. No eks ma arvan, et igas omavalitsuses on selliseid inimesi, kes on mingitele teemadele lõpuni vastu ja mingi staadiumini saab nendega diskuteerida, aga ühel hetkel ühe inimese vastuseisu taha ei pea suured projektid ikkagi seisma jääma, et me peame siin ikkagi väga selgelt vahet tegema, et kes esindab iseennast ja kes esindab ikkagi kogukonda või laiemat gruppi. Aga kui see kiusa näiteks omab maatükki või kinnistut, kuhu just kuidagi see otsapidi puutub see arendus? Väga tihti siis kas tõepoolest on targem võib-olla see arendus
lausa teha teise kohta. Et kui hakata sellise inimesega pikalt vaidlema, et meil väga konkreetselt hetkel ette ei tule, et nii tõsiseks oleksid asjad läinud. Tavaliselt on ikkagi läbirääkimistega õnnestunud need teemad kõik lahendada. Kas juhtus ka seda, kus vallavanem pidas uusarendust kasulikuks ja mõttekaks, aga kuna kogukond oli niivõrd palju vastu, siis ta loobus sellest? Noh, keeruline öelda, et seesama tuuleenergia planeering oli alguses, sai esimene sõnum, mida mina isiklikult arendajale andsin, oli see, et kui õnnestub saavutada kokkuleppe kogukondadele, siis vallal ei ole ka põhjus sellele vastu seista. Et see sõnum arendajal oli selline, paraku läks lõpuks teisiti. Võib-olla mingitel teistel tingimustel, teistsuguste parameetritega tuulepargi tegemisel ei oleks seda vastuseisu tekkinud, aga siin tekkiski see küsimus, et arendaja ei olnud nõus nagu oma tingimusi ja oma sellest tuulepargi suurusest algusesse loobuma. Läks nagu suhteliselt jäigalt ja kompromissist hakati rääkima alles siis, kui oli juba väga laiaulatuslik vastuseis tekkinud. Et tõepoolest siin oleks võinud asjad minna kõik teistmoodi. Aitäh. Kuidas olete tegelenud valeinfo levitamisega näiteks sotsiaalmeedias, arenduste ja muudel teemadel? Kas vald siis nagu sekkub, sest sotsiaalmeedia võimaldab kõike kirjutada oma uskumust tõe pähe ja üritada veenda siis võib-olla isegi mingite ebaloogiliste argumentidega kõiki kogukonda kaasa tõmmata, et oleme sellele vastu? Põhimõtteliselt ainuke asi, millega saab konkreetselt diskuteerida, ongi käia välja konkreetsed faktid mingite asjade kohta. Et emotsionaalsesse vaidlusesse laskumine, sellel ei ole suurt mõtet, et teatavasti see lõpuks läheb laskud samale emotsionaalsele tasandile ja siit see ei vii nagu ühelegi lahendusele. Et kui siis vaielda, siis ainult konkreetsete faktide põhiselt. Ja siis küsitakse veel sinu arvamust, et milline võiks olla maakondade omavalitsusliitude roll valla, komisjoni liikmete ja kogukondade võimestamisel? No see on nüüd Eesti üleselt hästi erinev, et meil on maakonnas 3 omavalitsust ja meil tegelikult toimetame isegi mitte omavalitsusliidu, vaid sihtasutuse baasil. Aga pigem võiks siingi olla selline, kus ma ütlen siis selline oskusteabe pakkumise roll, ülemaakonnaliste ühtsete praktikate kujundamise roll ja selliste võib-olla ühtsete teemade koordineerimine võiks olla selle liidu põhiline roll, et meil on vald iseenesest ka hästi suur, meil on 8 erinevat piirkonda, 1500 ruutkilomeetrit, et teisest küljest on endalgi seda koordineerimist juba hästi palju, et selles mõttes siin võivad piirkonniti ja maakonniti need asjad ka hästi erinevad olla. Ehk siis nii nagu ettekandest välja tuli ja kui ma lugesin ka Lääne-Nigula valla kohta, ehk igal tasandil on oma vastutusala ja otsustusõigus, et ma saangi nagu selliselt aru, et maakondade omavalitsusliitude sekkuvad siis, kui see puudutab ka teisi omavalitsusi. See on laiem teema, see üritab omavalitsuste piire ületab täpselt niimoodi. Mõjutab suurt piirkonda, eks ole, et siis jah. Ja võib-olla siis viimane küsimus või seda võib nii sõnastada. Kas vajadused, ootused alt üles peaks jõudma ka liitude valdkondlike spetsialistideni? Kui jah, siis kuidas? Need on täna jõudnud ikkagi valdavalt läbi omavalitsuste. Kuigi meil on liidu tasemel ka mitu sellist koostöökomisjoni, kus tegeletakse küll pigem võib-olla selliste veidi üldisemate teemadega võib-olla, aga mina arvan, et peaksid läbi omavalitsuse ikkagi valdavalt jõudma. Nii, aga suur tänu selle väga heade näidete ja väga huvitava ettekande eest. Et ma juhatan siis sisse nüüd kohe järgmise esineja ka, aga võib-olla selle uusarenduste vastuseismisel mängib üksik isik päris suurt rolli ja mulle meenus üks selline lugu, et üks ärimees väitis ühele kõrgele riigiametniku prouale, et kõik inimesed on müüdavad. See proua vaidles vastu,
ei ole olemas sellist raha, millega tema oleks nõus ennast laskma ära osta. Ja vaidlesid ja siis see proua küsis, et no palju te mulle siis maksaksite? Noh, maksaksin 100 000 eurot ja proua ütles nii vähe. Noh, juba läks kauplemiseks.